Hinna ei ole oluline. Üritame tõestada, et Newtoni kolmas seadus kehtib. Kasutame kahte jõusensorit, mille ühendame andmekoguja külge, mis tunneb automaatselt ära, milline sensor temaga ühendati. Nüüd tuleb sensorid nullida. Alustan katset ja sikutan kahte omavahel ühendatud jõusensorit üksteisest eemale. Ekraanile tekkis graafik, mis võrdleb mõlema jõusensori poolt mõõdetud jõudu. Ja nagu näha, on need jõud omavahel paari kaupa arvuliselt võrdsed, kuid vastassuunalised. Seega sai näidata, et Newtoni kolmas seadus kehtib. Räägi, mis sa teed praegu? Panin selle mõõtja mõõtma selliselt, et ta annab andmeid 10 mõõtmist sekundis 0,1 sekundilise intervalliga ja kogu mõõtmine kestab kokku 10 sekundit. Okay. Ja nüüd mõõdan, kui suure jõuga ma suudan seda dünamomeetrit vajutada. Käivitan mõõtmise. Mõõtmine lõppes. Nüüd ma saan maksimaalse jõu, mis ma suutsin rakendada, leida ekraanilt, et see on 275,1 Newtonit. Nüüd? Ühendan andmekogujaga temperatuuri anduri. Proovin mõõta oma peopesa temperatuuri. Graafikul näit järjest suureneb. Ka 3-minutilise mõõtmise peale. Kuna graafik hakkab minema peaaegu et horisontaalselt, siis võib mõõtmise katkestada. Ja leida, et peopesa temperatuur on praegu 33,5 kraadi. See on ka normaalne, sest peopesa higistab ja aurumine võtab osa energiat ära, nii et ei ole peopesa temperatuur 37 kraadi. On siis radiomeeter, mille abil saame määrata radioaktiivse kiirguse taset. Siin on kiirgusallikas. See on pandud sellise režiimi peale, et iga kiirgusosake tekitab siis helisignaali, mille sandurist läbi. Ega kiirgusallikal lähemal
liigutase suurem. Teatav looduslik foon annab kiirgustaset, mingeid piiksukesi kogu aeg ikkagi. Just ei käi. Magnetvälja sensoriga saab mõõta magnetilist induksiooni püsimagneti või elektromagneti läheduses. Mõõtma. Graafikult on näha, et mida kaugemale magnetist andur liigub, seda väiksemaks läheb magnetiline induksioon. Magnetvälja sensori abil saab uurida magnetilise induktsiooni sõltuvust kaugusest püsimagnetist. Nihutan andurit magnetist eemale. Graafikult on näha, et magnetiline induktsioon sõltuvalt kaugusest magnetist järjest väheneb. Gaasi rõhuanduriga saab kontrollida, kuidas rõhk ja ruumala omavahel seotud on, eeldades, et on tegemist isotermilise protsessiga.